ma sõidan praegu Lidlisse. Ei ole hullu. Ma jahin siis sellises stiilis magamiskotti. Tere tulemast Muhumaale. Me tulime just Lolala kontserdilt natukene tagasi. Hei, me alustame seda vlogi hetkel autost, sest ma sõidan praegu Lidlisse. Vaatasin jälle seda kliendilehte täna täiesti juhuslikult, ma pean tõdema. Ma üldjuhul üldse ei käi Lidlis ja ma ei hoia ka sellel kliendilehel mingit silma peal tavaliselt. Aga täna ma vaatasin, et Lidlis on müügil selle sooja voodriga vihmariided, püksid ja jope siis. Ja ma mõtlesin, et ma lähen vaatan, kas need on seal saadaval. Need tulid just täna müüki. Aga kuna Lidli kaup on nii tahetud ja kell on praegu juba 1, siis ma lihtsalt palvetan, et need ei oleks juba ära ostetud. Sest muidu ma olen lihtsalt ilma. Nii et ma lähen vaatan, kas seal on. Need on praegu üsna hea hinnaga. Peilil on see Kulingu vihmakombe voodriga juba suht siuke väike. Need varukad on nii kitsad, et kui me seda talle selga paneme, siis see on siuke suht piinarikas nii meile kui talle ilmselt veidi rohkem, sest ta ütleb, et tal on valus, tal ei mahu käed sealt aukudest läbi. Ja üleüldse see on juba siuke nagu nii piiri peale talle, et ma nagu ei taha uut ka osta, sest tegelikult ju kohe läheb soojaks. Nagu kohe on soojad ilmad käes. Seega ma mõtlesin, et miks mitte proovida seda Lidli oma või Lidli omi, et seal on küll kombed ka müügil, aga need kombed, mis seal on ilma voodrita ja ilma voodrita on veits külm. Seegi sellepärast ma vaatangi just sinna pükste ja jope poole ja täiega nuinud mustrid olid ka. Seega ma lihtsalt loodan, et neid ei ole veel ära ostetud. Ma võtsin Peili kombe ka kaasa, tema softgelli, sest et ma ei saanud Peilit kaasa võtta, sest Peili on kodus haige. Nii et selle softgelli järgi ma saan siis enam-vähem teada, mis suuruse talle võtta. Ma arvan, et 92 on õige suurus. Aga ma võtsin lihtsalt kombe ja selleks kaasa, et ma saan siis nagu double checkida, et kas 92 nende läheb talle selga, et ma ei ostaks talle nagu liiga väikseid riideid. Ma olen ausalt öeldes kohe juba kohal, Lidl on meie kodule nii lähedal. Nii et lähme, vaatame, kas ma saan Lidlist seda, mille jaoks ma sinna lähen. Jätan siia teile pildid ka, et siis te saate aru, millistest vihmariietest ma räägin. Lähme piilume Lidlisse. Kas sulle meeldib uus kombe? Tööd näitad emmele? Tööd näita, kas on helkurid ka, nii ilusad helkurid. Väga hästi sobib sulle, on ju? Nii ilus. Ja väga kena. Kas on soe ka või? Näita, kus Peppu on. Peppu on ilusti peidus. Väga ilusat värvi. Hea vooder on sees ja vastab ilusti suurusele ka. Oi. Käes on järgmine päev ja Peilil lõpuks ei voola ninast tatki, seega ma julgesin taga õue tulla. Täna on siuke normaalne ilm ka, nii et natuke värsket õhku üle pika aja. Hullu. No nii, me saime Peili paki ka kätte. Just tulime õuest tagasi. See on siis Eoliini. Ma ei tea, kas ma hääldan õigesti. Mu mälu on väga paha. Eoliini just. Me tellisime, ma ei tea, kas Instagramis jälgib, tellisime talle ühe toidukoti, siukse kollase lilledega. Aga siis see läks hästi kiirelt katki. Siit õla pealt tuli õmblus täitsa lahti.
kirjutasin siis kohe kliendi toele, et kuulge, selline probleem on ju, et ostsime toidukoti, et oleme alla 2 nädala kasutanud on ju ja et läks katki ja kohe nad siis vastasid kiirelt, blablabla, küsisid paar küsimust ja siis ütlesid, et saadavad meile uue toidukoti. Nii et siin on nüüd uus toidukott, täpselt samasugune nagu eelmine. Eelmist ma vist tegelikult ei näidanudki YouTube'is, näitasin ainult Instagramis. Aga siuke, ma ei tea, kuidas seda firmat hääldada. Mingi Jollein või Jollein eesti keeles. 0,5 toogine, siis siin on need juhised, mis selga panna, mis kraadidega. Ja siuke pikk kollane toidukott. Nii et nüüd tal on 2 tükki. Vaatame, äkki me saame selle eelmisega ära parandada. Ma jätan siia mingi pildi, mul võiks kuskil olema, kuidas eelmine siis siit üle pealt on lihtsalt õmblus täitsa lahti tulnud, et see ilmselt oli lihtsalt mingisugune õmbluspraak. Ja me kasutame siis 110 sentimeetrit pikka kotti. Seda peaks nüüd pikaks ajaks jätkuma, ma loodan, mingid niidid, värgid, särgid. Peilil ei ole üldse oluline, et mis paks talle tuli, tal on oluline, et siin on mullikile kaasas. Sa prõksutad mulli, jah? Prõksutad mulli, jah? Plõks, lase käia. Nüüd ühesõnaga siuke kott. Ja nüüd tal on neid siis 2. Ja tegelikult ma pean silt samast Eoliini lehelt, sellelt samalt lehelt nüüd tellima 1 toidukotti veel, sest me lähme Muhumaale Peiliga. Ja Ainu ei tule. Me lähme kolmapäeval, ehk siis juba üsna varsti. Ja kuna Muhu maja on meil siuke väga vana, nagu vanal ajal majad olid, on ju, siis seal on külm. Ehk siis selles nagu majas on temperatuur paar kraadi soem kui õues ja õues lubab siuke 13-14 kraadi. Seega toas on mingi siuke 15-16-17 kraadi. Mis tähendab, et me saame seal küll kütta, aga me saame kütta ainult paari tuba ja ülejäänud toad on ikkagi nagu jahedad. Seega ma pean talle ostma paksu toidukoti. Ja ma ostan sama firma oma, selle Jollein, ma ei tea, kuidas seda hääldada, ausalt pole aimugi. Ja ostan siis 3 ja 2 toogise, sest see on, kui te panite tähele, 0,5. Ja siis ma ostan talle ilmselt 3 toogise, millel on siis varukad, mis on siis 3 toog ja kui varukad ära võtta ja lihtsalt toidukotti kasutada, siis on 2 toog. Et kui Peili väiksem oli, siis meil oli ka 2 erinevat toidukotti, oli 1 toogine või oli 1,5. Ühesõnaga oli siis 1 õhem toidukott ja 1 paksam toidukott. Äkki oligi, et õhem oli 1 toogi ja paksam oli siis 2,5 toogi, et ta talvel magas siis selle paksama kotiga, et oleks mõnusam ja suvel magas siis õhukese kotiga. Nii et võimsalt läpakast pärast tellin ja siis saan teilegi näidata, millise ma välja valin, sest seal on nagu nii palju ilusaid disaine nendel toidukottidel, et nagu täiega raske on valida, milline siis tellida. Meil on siin totaalne segadus, sest me oleme teisipäevast saati olnud nii-öelda haiged või Peili on olnud haige, nimetame seda haiguseks. Ja täna on siis reede ja tal on täiega palju parem. Nohu on siuke paksam juba, nii et nüüd on lihtsalt missioon seda nii-öelda välja nuusata korralikult. Aga enesetunne on tal juba mega hea ja meie pole Ainuga nohu veel saanud, seega ma usun, et me ei saa ka. Õnneks see püsis ainult temal. Peaks talle tegelikult seda rohtu ka, ma isegi ei tea, kas see toimis, ei toiminud. Igal juhul parem tal on. Niisugust vedelat väga nakkavat tatti oligi tal siis teisipäeval, kolmapäeval ja eile oli tal juba üsna hea ja täna on siis nagu veel parem, mis on ainult suur pluss. Kui te mõtlete, miks Peili juuksed siuksed veits õlised on, siis ta käis eile vannis ja tal oli hunnikus beebikõõma peas ja viimati tal oli beebikõõm, ausalt ei mäleta, mingi 6 kuuselt äkki või. Ja siis ma mingi hullult guugeldasin ja beebigruppides surfasin, et kuidas nagu beebikõõmast lahti saada, sest see ei tule nagu, see ei ole nagu tavaline kõõm. Ja siis kõige nagu populaarsem lahendus oli see, et selle beebiõliga nagu masseerida peanahka ja siis see beebikõõm nagu tuleb lahti ja tuleb ära. Ja seda me siis eile tegimegi jälle.
mida me viimati tegime väga-väga ammu ja see töötas meil see õlitamine, aga mul oli see väike kamm, pehme kamm kadunud, millega nagu peanahka masseerida, et see lahti tuleks. Seega ma pidin tal nagu näppudega masseerima ja see oli palju keerulisem kui kammiga, sest näppudega igat nagu vahet kätte saada on päris julm. Seega seda õli läks talle pähe sinna nagu mega palju. Ja siis pärast ma kammisin, kui ma olin kõik nagu ära nühkin nii-öelda siukse väga pisikeste piidega kammiga kammisin nagu kõik läbi. Ja hästi peanaha lähedalt, et kõik see beebikõrm siis nagu ära tuleks ja tuli õnneks. Aga pärast šampoonitasime ta pead mingi 4 korda äkki, nagu 4 korda. Panime šampooni, pesime maha. Ja ikka on juuksed veits õlised. Et see suurem oli tuli kõik maha, aga nagu näha on veel, et nagu isegi ma näen, juuksed tavaliselt on. Et praegu on nagu siuksed pulgad veits. Nii et võib-olla täna õhtul lähme uuesti vanni ja üritame siis paar korda veel šampoonitada, et kogu see õli kätte saada. Et midagi hullu ei ole, kui need juuksed veits selle õliga hetkel koos on, aga et teile me ei hakanud teda rohkem kiusama. Aga täna äkki siis proovime uuesti, et äkki see tuleb lõpuks maha. Proovin täna teise šampooniga ka, sest tundub, et see eilne šampoon, kui ta muidu peseb hästi sellest õlist ja väga jagu ei tahtnud saada. Aga me peame vaikselt hakkama lõunasööki sööma, sest mul on kõht tühi, mis tähendab, et tõenäoliselt on ka temal kõht tühi. Meil jäi eilsest alles tatart haklijakastmega. Pärast ei mäletagi, millal meil enne eilseid sõime viimati tatart. Ja kui ainuööle tatart tegi, ma olin mingi nii maitsev. Mingi hull tatraisu tuli peale. Nii et täna me saame uuesti tatart. Ma teen kõrvale värske salati. Sest et ma ei tea, ma ei saa süüa tatart haklijakastmega, kui mul ei ole kõrval nagu kurgi ja tomati ja hapukoore salatit. Nagu need käivad kokku. Nii et lähme teeme lõunasööki. Peili ikka plõksutab, nii et tal on tegevust praegu vist väga pikaks ajaks, kuni kogu mullikile otsa saab. Ja tissu. Tupli. Ma olen omale siia voodisse nüüd mõnusat pesa teinud, sest ma hakkan kohe editima Shane'i videot. Aga enne Eoliini lehelt peab toidukoti ära tellima, sest ma küsisin enne, et kui ma täna tellin, siis ütlesin, et panevad homme posti, mis tähendab, et see peaks umbes teisipäeval jõudma. Ja ma arvan, ma tellin kohe Muhumaale selle koti, et kui peaks juhtuma, et see jääb hiljaks ja tuleb alles kolmapäeval, et siis me saame selle kolmapäeval Muhumaalt kätte. See tundub kõige kindlam variant, aga ma pean nüüd valima, millist ma tahan, sest et seal on nii palju ilusaid mustreid. Ma jahin siis sellises stiilis magamiskotti, et kui ta on varrukatega, siis ta on 3 toogi ja ilma varrukateta on siis 2, siis varrukad saab siit nagu ära võtta, siis on lukud. Need on reaalselt nii palju ilusaid mustreid, nagu kõik, mis ma siin hetkel kerin. Mingid siuksed nunnud mingite rebastega värki-särki. Ma ei hakka praegu screen recordima, sorry. See on päris ilus. Retro flowers. Värvid on meid moonutatud, ma näitan teile arvutiekraani. Siin on nagu nii palju erinevaid mingite mõmmidega ja sulekesed. No ma ei kujuta, et ühesõnaga ma surfan siin veits ringi. See on ka päris nunnu. Mul on vaja 110 sentimeetrist. Nii et ma surfan siin veits ringi ja üritan välja valida. Need on kõik nii armsad. Siin on juba hukesed kotid. Okei, ma pean nüüd hakkama valima. Ma olen hetkel siis nende kahe vahel. Üks on Retro Flowers, mis on siuke. See on päris kirju, kui vaadata nagu eemalt. See on nagu väga kirju. Teine on siis Wild Flowers, mis on siis siuke. Ma ei teagi, kui mulle rohkem meeldib ausalt öeldes. Ma arvan, et see. Ja lihtsalt sellepärast, et siin on nagu näha ka, mis peal toimub, sest nagu see on ka väga ilus. Aga ma kardan, et äkki liiga kirju. Mis võtan ikka selle. Ma ei tea. Okei, ma võtan selle. Me tulime just Lolala kontserdilt natuke tagasi. Käisime Tammistu külakeskuses Lolalaad kuulamas ja nii äge kogemus oli. Peilile hullult meeldis.
ma nagu väga midagi ei filminud, ma ei filminud mingi sinna sõitmist ega hommikust ettevalmistust või midagi, sest meil oli lihtsalt nii kiire. Sest mul oli vaja pesus käia Peeliseniga hommikust, patsid, riided, whatever. Et me jõudsime ilusti kohale 20 minutit varem. Aga no nii lahe kontsert oli, kui ma selle jutu siin ära räägin, siis ma kindlasti jätan siia kõik need klipid. Aga muidugi ma ei saa õige muusikaga jätta, sest muidu ma saan copyrighti, nii et te ei kuule kahjuks neid klippe õige heliga. Aga visuaali saate ikka näha ja nagu ülilahe kontsert oli ses suhtes. Peeli hullult fännast alguses veits kartis. Mingi esimesed 10 minutit ta nagu tahtis tantsida ja laulda. Aga siis, kui ta kasvõi natukene korra tantsis, siis ta tuli jooksis mu juurde nagu tagasi, et tal oli veits siuke hirmus või häbenes ilmselt ka natuke. Aga siis pärast 10 minutit hakkas nii-öelda tal ka trall peale ja tegi kõike kaasa ilusti suurte lastega. Et mega lahe. Kui suvel Loolala kuskil üritusel on, siis me ilmselt lähme kindlasti kohale, sest Peelile nagu hullult meeldib. Isegi kui me koju sõitsime, siis terve tee käisid meil Loolala laulud ja kui me koju tulime, siis ta tahtis lihtsalt telekast Crocodile Willi videot vaadata. Nii et siis ta vaatas vist mingi pool tundi Crocodile Willi videot lihtsalt nagu telekast terve ja seega ta on hetkel nagu hull Loolala fänn. Nii et mega tore, et me saime need piletid ja saime ikkagi kontserdil käia. Sest vahepeal oli küll siuke tunne, et kui tal see nohu oli, et me ei saa ju minna nagu mingi teisi lapsi sinna nakatama, on ju. Aga nohuga on see suhtes korras. Et mingi pisike nohukene ikka on ses suhtes, et nina on veel õrnalt kinni, aga mingit nagu otseselt tatistamist, nuuskamist enam väga polegi, nii et enam see ei nakka. Seega saime ilusti käidud. Ta ei tahtnud väga magama jääda. Ma arvan, et tal oli lihtsalt nagu siuke adrenaliin oli sees veel veits, sest autos ta korra mul üritas magama jääda. Ilmselgelt on väsitav tund aega järjest tantsida ja laulda, on ju. Aga lõpuks saime ta kodus ikkagi kell 3 magama. Ma panin teda mingi pool tundi magama. Ta ütles mulle 2:30 ise, et ta tahab magama minna, sest ta oli väsinud. Aga ei jäänud väga hästi. Lõpuks siis muidugi jäi. Aga ma nüüd editin veits edasi. Siuke info ka, et kuna seal Tammistu raamatukogu külakeskus oli selle nimi vist. Kuna see ei ole otseselt nagu mingi kontserdisaal või nagu mingi siuke koht, kus nagu võib-olla teised kontserdid toimuvad, siis kogu kontsert toimus nii-öelda nagu maas. Maas olid nagu need padjad, siuksed vaibad, tagumistes ridades olid kotttoolid, et nagu kogu kontsert oli maas, kogu rahvas istus maas ja lapsed said siis nagu püsti olla, aina täiskasvanud istusid, et lapsed näeksid. Ja siuke ülimõnus vibe oli nii-öelda, et kui oleks olnud mingi, ma ei tea, 3. rida juba toolid on just tagumised lapsed ikka ei oleks nagu näinud, mis toimub. See oli nagu ülifun, et see kõik maas oli. Minul väga fun ei olnud, sest ma ei ole nagu väga maasistuja. Mul kuidagi, ma ei paindu üldse hästi, maasistumine on siuke suht ebamugav, aga me saime hakkama. Nii et ma panin meelega kleidiga selga, sest ma nägin eile öösel nägin Loolala story't, et Tammistu kontserditel on nagu konkreetselt nagu maas kontsert, et nagu toole pole. Ja siis ma olin nagu, et metsa, et ma ei saa panna teksapükse, et ma ei suuda nagu teksapükstega, mis ei veni ka üldse jalas, nagu tund aega maas istuda. Ja Peeli veel ju ka ronib mu otsas, ega ma olin nagu, ma pean panema pika kleidi, sest pika kleidiga ma saan seal maas olla, jalad laiali kui vaja, kuidas iganes ja Peeli saab mu otsas olla ja mul on mugav. Et ma käisin kleidiga puhtalt selle pärast, et mul oleks maas mugav istuda. Ja saime hakkama. Peeli sai pilti ka, ma kartsin, et ta ei ole nõus pilti tegema, sest ma ei tea, võõrad inimesed on ja äkki kardab või midagi, et äkki ei julge ilma minuta, aga läks ilusti, istus nende vahele maha ja ma sain pilte nii armas. Ja Loolala pere üldse ise on ka nii toredad inimesed, et meil oli mega positiivne kontserdikogemus. Vot, nii palju siis Loolalast. Käes on nüüd jälle järgmine päev ja meil ei jõudnud midagi filmida, sest meil tulid külalised.
aga täna väljas on 21 kraadi. Nii mõnus on ja me lähme mänguväljakule. Me lähme täna natuke teisele mänguväljakule, et kodu juurest veidi eemale saada. Et võtsime oma Leclerc'i käru kaasa, veepudel kaasas, mänguasjad kaasas. Ma panin lausa kleidi selga, sest päriselt mega soe on. Täna muidugi küll pisike tuul, aga tuul on mega soe. Et peilil on ka lihtsalt pusa. Läks pimedaks või? Läks pimedaks ja müts on peas, sest et UV on 4. Nii et ma täna veel seda päiksekreemiga ei määrinud, sest me tahtsime kiirelt õue tulla. Aga ainuke paljas koht on õnneks käed. Et loodame, et ta liiga palju päikest ei saa. Õues on, no vaadake kui ilus, nagu oleks suvi käes. Kuna mul YouTube'i videotel on olnud kommentaare, et võiks rohkem näidata seda, kuidas te õues käite, siis selles vlogis ma üritan seda rohkem teha, kuigi õues on palju raskem filmida, sest käed-jalad on kogu aeg tööd täis. Jõudsime ilusti kenasti mänguväljakule. Tegime ta liivakasti mänguasjad lahti. Siin on kellegi teise auto, hiiglaslik. Peili hetkel on liivakastis. Ma unustasin täiesti ära, et siin ei ole beebikiiku, mis on veits nukker. Ja siin on hästi suur liumägi, mida ta väga ei fänna. Ja ei ole väga nagu väikeste laste mänguväljak, selle pesakiigega nagu saaks kiikuda, aga seal on teine laps kiikunud juba viimased 15 minutit. Nii et me oleme hetkel liivakastis. Vähemalt saime natuke jalutada kodust eemale. Nii et mängime nüüd siis toredasti, ehitame liivaloisse. Ma käisin eile küüntes ka. Loodan, et siit on näha midagi. Lasin sellised küüned teha. Ma tavaliselt siuke väga nagu roosa fänn ei ole. See on siuke lillakas roosa, siuke väga nagu ergas värv. Aga mulle hullult meeldib need milki küüned. Oleks nüüd lausa kõik lasta sellised teha, no nii ilusad. Ma olen väga rahul selle üle. Nii et nüüd on kuu aega sellised küüned. Ronni, tasakesi. No nii, super! Said! Saime natuke särtsu. Nii suur siu. Hopsti. Ja siu! Tupli! Juhu! Saame siit poolt üles. Jõudsime nüüd koju, kell on umbes 2 ja me hetkel joonistame. Veidi lahetasime riided, panin talle kleidikese, ta ütles, et tahab ka kleiti. Mul juuksed tuulest täiega vussis. Me peame hakkama kohe tegelikult õunasööki sööma, aga Peil tahtis veits mul silas olla, nii et me natuke siin rahuneme korra sellest õuemöllust. Me olime mingi 2,5 tundi õues äkki. Nagu näha, siis sõime vahepeal jäätist, tegime väikse jäätisepausi. Ja siis tulimegi koju, sest kell oli juba tegelikult päris palju. Me sõime juba jäätist, jah. Nii et kiiremas korras peab hakkama lõunasööki. Jäätis sai otsa. Kas Peilil on ilus kiisukleit? Ja siis ongi juba uneaeg. Tere tulemast Muhumaale. Ma nagu näen, olen natuke teises kohas. Me oleme Muhumaal suvilas. Sätime ennast hetkel siia sisse. Nägite ilmselt juba mõningaid klippe meie kohast siis siin. Õues on siuke, ma ütleks mingi 20 kraadi.
ja toas on 10 kraadi. Jah, siin, kus ma praegu istun, on 10 kraadi. Ma võtsin selle väikse, mitte termomeeter. Ühesõnaga, ma näen, mitu kraadi meil siin toas on. Nii et panime ahju juba kütte. Toas on siis hetkel 11 kraadi ja niiskus on 70%. Ma panin juba siis peilivoodi püsti. Me just jõudsime sinna kõik asjad nagu kevadest jäänud. Ja ma ostsin spetsiaalselt peilile John Lane'i paksu magamiskotti. 110 centimeetrit, see on kas varukatega siis 3 toogi ja kuna meil on siin hetkel 10 kraadi, siis see läheb meil kasutusse kindlalt. Kell on jõudnud õhtusse, kell on 9 ja me saime minu ja peili toa hetkel nii-öelda valmis, näitan teile. No nii, nihutasin peili voodi siiapoole, et ma saaksin siin teda kustutada ja näitan siis veel seda tutukotti. Seal saab varukad ära võtta, aga praegu me jätame külge. Hästi noinu minu arust. Ja minu voodi siis, või noh, 2 pisikest voodit ja panime pimendavad kardinad ka ette. Siin on siis meie asjade hunnik ja temperatuuri hetkel juba 16,3, nii et tõuseb. Ma arvan, et siit kohalt ma lõpetan selle vlogi ära. Loodan, et oli tore vaadata natuke rohkem meie õues käimisi, sest et seda on tõesti natuke raskem näidata kui taas olemist, sest õues on vaja vaadata, et laps ära jookseks, et tal oleks tore, et keegi ei lükkaks ümber, ei võtaks ühesõnaga mänguväljakutel on alati siuke catch nende suuremate lastega. Mul ronib siin keegi. Tore, mingid prussakad. Nii et ühesõnaga loodan, et oli tore. Nüüd kui sulle meeldis, siis jäta like, kindlasti subscribe'i. See aitab mind väga palju, ma olen väga tänulik, kui sa seda teed. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!